Tänapäeval on turvasüsteemid kriitilise tähtsusega kodude, ettevõtete ja avalike kohtade jaoks kogu maailmas. Üks peamisi prioriteete on veenduda selle korrektses toimimises. See nõuab rutiinset süsteemi tervisekontrolli ja hooldust. Nii et siin on mõned näpunäited hästi toimiva videoturvasüsteemi säilitamiseks. Number 1. Hoidke objektiivid ja kaitsekatted puhtana. Alati oleks mõistlik turvakaamera objektiive ja kaitseklaasi mulje puhtana hoida. Mustus tekitab su turvakaamerates probleeme, blokeerides selle vaatevälja ja muutes selle tundlikuks edasistele kahjustustele. Öösel peegeldab objektiivil ja kaitseklaasil olev mustus infrapunavalgust, muutes öise pildistamise häguseks ja uduseks. Kaamera objektiivide ja kaitseklaaside puhastamiseks kasutage järgmisi lihtsaid meetode. Alustage suruõhuga, et eemaldada objektiivilt või kaitsekattelt kõik kuivad, lahtised osakesed või praht. Seejärel puhastage seda õrnalt mikrofiiberlapiga, veendudes, et see ei kriimustaks ega kraabiks. Kui mustus on oodatust tugevam, kasutage selle asemel natuke puhastusvedelikku. Number 2. Kontrollige süsteemi aega. Samuti on oluline hoida süsteemi ajaseaded täpsed. Valed seaded võivad põhjustada probleeme salvestatud videote leidmisel ja taasesitamisel. Video sobitamisel tegeliku toimumisajaga või põhjustada isegi väärtuslikku video ülekirjutamist kõvakettal. Siin on mõned meetodid aja sünkroonimiseks. Kasutage võrgu ajaprotokolli või NTP serverit. Kasutage NTP serverit, et sünkroonida aega järjepidevalt iga mõne aja tagant. Käsitsi seadistamine. Seadistage aeg vastavalt vajadusele käsitsi või märkige ruut sünkrooni arvuti ajaga, et aeg oleks sama, mis arvutil. Sünkroonige kaamera aeg salvestiga. Seejärel seadistage sünkroonitud aeg oma salvestis. Number 3. Vahetage parooli regulaarselt. Turvasüsteemides on palju olulisi andmeid. Nende andmete turvalisus on peamine prioriteet. Kui parooli ei vahetata regulaarselt või kui kasutaja jätab endale vaike parooli, võib volitamata isik lihtsasti süsteemi sisse logida ja teie andmetele juurde pääseda. Sellepärast on oluline kasutada tugevaid paroole ja neid regulaarselt muuta. Number 4. Kõvaketta tuvastamine. Meie 4. nõuanne on juhtida tähelepanu sellele, et pikaajaline lugemis- ja kirjutamistoiming, ootamatu voolukatkestus või vibratsioon võivad põhjustada kõvaketta rikkeid. Taoline tõrge võib ohustada sinu videoandmeid. Selle vältimiseks on 2 sammu. Smart-seaded ja halva sektori tuvastamine. Smart-teave aitab meil näha kõvaketta tervislikku seisundit. Kui self-evaluation ehk enesehindamise olek on pass või läbitud ja all evaluation ehk koguhinnang on functional ehk funktsioneeriv, on kõvaketas terve. Vastasel korral on aeg see asendada uuega. Halb sektor andmetöötluses viitab ketta salvestusseadme sektorile, mis on jäädavalt kahjustatud. Kui see on kahjustatud, lähevad kõik sellesse sektorisse salvestatud andmed kaduma. Kui kõik sektorid on pärast tuvastamist rohelised, tähendab see, et kõvaketas on terve. Kui kuvatakse punane või kollane värv, on mõned kõvaketta salvestussektorid kahjustatud. Sellisel juhul on mõistlik kõvaketas võimalikult kiiresti välja vahetada. Number 5. Hallatud teenuste kasutamine. Meie 5. ja viimane näpunäide on mainida, et pilvepõhine hallatav teenus on nutikas valik süsteemi tervise säilitamiseks nii teenuse pakkujate kui ka lõppkasutajate jaoks. Lõppkasutajate loal saab teenuse pakkujaid õigeaegselt teavitada, kui süsteem ebaõnnestub ning isegi kontrollida ja lahendada probleeme eemalt, kasutades HIK Pro Connect platvormi. Ja lõppkasutajad saavad tugineda professionaalsetele teenuse pakkujatele, kes aitavad süsteemi hästi hoida tänu süsteemi tervise jälgimise teenusele. See aitab lihtsustada klientide mõistmist ja vähendab müügijärgseid kulusid. Aga palun, siin on 5 võimalust terve turvasüsteemi säilitamiseks. Loodame, et see video oli sulle abiks. Järgmise korrani!